Praegu toimub Indoneesias midagi kummalist. 2026 aasta juulis raputas Indoneesiat suur korruptsioonijuhtum. Politsei tegi Febri Adriansia majas haarangu, kes on üks riigi kõrgemaid prokuröre ja tegeleb suurte korruptsioonijuhtumitega. Maja sees leidsid võimud umbes 74 kilo kullakange ja väga suure summa sularaha. Febri suhtes algatati uurimine korruptsiooni ja rahapesukahtlustuste tõttu, kuid ta eitas seotust õigusrikkumisega. Juhtum sai suureks uudiseks, sest ta oli üks neist inimestest, kes peaks ise korruptsiooni vastu võitlema. Aga veelgi suurem probleem seisab praegu Indoneesia ees. Viimastel kuudel on ruppia, Indoneesia raha, oluliselt nõrgenenud. 2026 aasta mais jõudis see USA dollari suhtes oma kõige madalama väärtuseni. Välisinvestorid tõid samuti välja miljardeid dollareid. Sellel aastal on Indoneesia aktsiaturult lahkunud palju investoreid, mis tähendab, et paljud investorid on vähendanud oma riiki paigutatud raha. See on üllatav, sest Indoneesia on juba pikka aega olnud üks kiiremini kasvavaid majandusi Aasias. Viimase 20 aasta jooksul on selle majanduse keskmine kasv olnud umbes 5% aastas. Aastaks 2025 on Indoneesia elanikkond üle 285 miljoni. See on ka üks maailma suurimaid majandusi. Indoneesial on ka suur eelis loodusvarade osas. See on üks maailma tähtsamaid riike nikli tootmisel. Niklit kasutatakse roostevabas terases ja teatud tüüpi elektrisõidukite akudes. 2024 aastal tuli üle poole kogu maailma kaevandatud niklist Indoneesiast. Varem eksportis Indoneesia suure osa oma niklimaagist töötlemata kujul, kuid 2020 aastal keelas Indoneesia selle ekspordi töötlemata niklimaaki. Eesmärk oli lihtne. Selle asemel, et saata töötlemata niklit teistesse riikidesse, soovis valitsus, et seda töödeldaks otse Indoneesias. Selle tulemusena rajasid paljud ettevõtted riiki sulatus- ja töötlemistehaseid. Samuti tuli riiki palju investeeringuid, eriti Hiina ettevõtetelt. On veel üks põhjus, miks investorid on Indoneesiat juba pikka aega usaldanud. Pärast rasket Aasia finantskriisi aastatel 1997 ja 1998 muutus riik valitsuse raha käsitlemisel palju ettevaatlikumaks. Indoneesia võttis vastu seaduse, mis ütleb, et eelarve puudujääk peab jääma alla 3% SKP-st, mis on tavapärane eelarve puudujääk. Eelarve puudujääk tekib siis, kui valitsuse kulutused on suuremad kui tema tulud. Näiteks, kui kogu riigi majandus on $100, siis valitsuse lisakulutused ei tohiks ületada $3 võrreldes tema tuludega. Sellest hoolimata lõdvendati seda reeglit ajutiselt valitsuse poolt COVID-pandeemia ajal, kuid pärast seda taastati see uuesti. Seega, kui vaadata ainult suuri numbreid, ei tundu Indoneesia olevat languses. Sellel on suur rahvaarv, majandus kasvab jätkuvalt. Seal on palju loodusvarasid ja suur kohalik turg, kuid finantsturul paistab olukord teistsugune. Paljud investorid on mures valitsuse uute otsuste ja majanduse tuleviku pärast. Selle tõttu viisid välisinvestorid 2026 aastal Indoneesiast välja üle $4 miljardi. Kuid juuliks hakkasid mõned jälle investeerima. Seega ei ole Indoneesia tegelik probleem praegu lihtsalt majanduse langus. Suur küsimus on nüüd, miks investorid muretsevad, kuigi Indoneesia majandus kasvab endiselt. Et sellest aru saada, vaatame, mis riigis viimastel aastatel muutunud on. 2026 aastaks sai probleem selgemaks. Ruupia nõrgenes jätkuvalt. 8 juunil oli ühe USA dollari väärtus umbes 18 190 ruupiat. See on ruupia kõige nõrgem väärtus dollari suhtes. Samal ajal langes ka Indoneesia aktsiaturg märkimisväärselt. Paljud välisinvestorid müüsid oma aktsiad, sest nad olid mures valitsuse uute otsuste pärast. Üks hoiatajatest oli MSCI. MSCI on rahvusvaheline ettevõte, mis koostab nimekirju aktsiaturgudest, mida jälgivad suured investeerimisfondid. Jaanuaris ütles MSCI, et mõne Indoneesia ettevõtte kohta on teave ebapiisavalt selge. Samuti tuletas see meelde, et kui probleemi ei lahendata, võib Indoneesia sattuda madalamasse aktsiaturgude gruppi. Kui see juhtub, võivad suured investeerimisfondid vähendada Indoneesiasse paigutatavat raha. Seetõttu, kui hoiatus välja tuli, muutusid investorid veelgi murelikumaks. Järgnes Moody's veebruaris. Moody's on rahvusvaheline ettevõte, mis hindab, kui turvaline on riigile laenu anda.
See muutis oma hinnangu Indoneesiale stabiilsest negatiivseks. See tähendab, et nad on nüüd rohkem mures riigi majanduse tuleviku pärast. Märtsiks andis ka Fitch sarnase hoiatuse. Nagu Moody's hindab ka Fitch, kui turvaline on riigile laenu anda ja sinna investeerida. Kuna need hoiatused tulid järjest, muutusid investorid Indoneesias ettevaatlikumaks. Pärast seda tuli veel üks uus valitsuse poliitika, millest hakati veelgi rohkem rääkima. Juunis võttis Indoneesia vastu uue seaduse Tanantara kohta. Tanantara on valitsuse suur investeerimisfond. See kogub raha investoritelt, et kasutada seda riigi suurte projektide ja ettevõtete jaoks. Võlakiri on aga nagu raha laenuks andmine. Näiteks annad sa Tanantarale praegu raha laenuks. Seejärel maksab Tanantara sulle tulevikus selle raha koos lisatulu ehk intressiga tagasi. Probleemiks sai see, et mõnel päti ostjal oli eriline kaitse. Seetõttu muretsesid mõned rühmad, et keegi võib seda kasutada ebaseaduslikus tegevuses saadud raha varjamiseks. Aga valitsus ütles, et selle eesmärk on lihtsalt julgustada rohkem inimesi Indoneesiasse investeerima. Samal ajal nõrgeneb ka ruupia. Seetõttu kasutab Indoneesia pank osa oma dollarivarudest, et toetada riigi valuutat. Mõtle sellest nii, nagu Indoneesial oleks hädaabireserv. Kui ruupia nõrgeneb, võtavad nad osa sellest säästudest, et aidata. Kuid mida rohkem nad seda kasutavad, seda vähemaks jääb nende reserv. Nad tõstsid ka intressimäära, et julgustada investoreid oma raha mitte välja viima. Lihtsamalt öeldes tahab Indoneesia, et rohkem raha jääks riiki. Kuid probleem on selles, et paljud investorid on endiselt mures ja viivad oma raha välja. Nii et kuigi majandus kasvab endiselt, nõrgeneb mõne inimese usaldus valitsuse juhtimisviisi vastu. Teine küsimus on nüüd see, kas tavaline indoneeslane tunneb majanduskasvu mõju tegelikult. 2026 aasta esimeses kvartalis teatasid ametlikud andmed, et majandus kasvas 5,61%. See number on tugev, kuid suur osa kasvust tuli valitsuse suurematest kulutustest ja inimeste suuremast tarbimisest Ramadaani ajal. See tähendab, et see ei tähenda kohe, et kõigi elu oleks paremaks läinud. Seda on näha keskklassi puhul. 2019. aastal oli neid 57 miljonit. Indoneeslased, kes kuulusid keskklassi. 2024 aastaks langes see umbes 48 miljonini. Paljudel endistes keskklassi kuulunutest langes sissetulek. Nad ei ole vaesed, kuid nende sissetulek ei ole piisav, et öelda, et elu on mugav. Seega on üks president Prabowo Subianto suurimaid probleeme see, kuidas suurendada tavainimeste sissetulekuid ja töövõimalusi. Veel üks tema suurimaid programme on tasuta toit õpilastele ja rasedatele. Selle eesmärk on aidata keskklassi ja miljonite indoneeslaste toitumist. Kuid kuna programm on väga suur, on ka kulud väga suured. 2026 aastaks on selleks eraldatud umbes 100 triljonit ruupiat. Hiljem vähendati eelarvet, sest valitsus peab kulutama ka teistele vajadustele. Probleem ei ole tasuta toit ise. Küsimus on selles, kas valitsus suudab anda tasuta toitu rohkematele inimestele, nii et raha ei läheks raisku. Probleem süvenes veelgi 2026. aasta juunis, kui endine riikliku toitumisagentuuri juht arreteeriti. Teda ja veel 2 endist ametnikku süüdistati korruptsioonis, mis oli seotud mõnede köögipidajate valimise ja varustuse ostmisega. Juhtum on endiselt pooleli. Veel üks muudatus, mida investorid tähelepanelikult jälgisid, 2025. aasta septembris vahetas president Prabowo välja rahandusministri Sri Mulyani Indravati. Paljud investorid on teda kaua usaldanud, sest ta oli ettevaatlik valitsuse raha kulutamisel. Kui ta ametist lahkus, hakkasid mõned investorid muretsema, et valitsuse kulutused võivad suureneda. Tema asemele tuli Purbaya Yudisadeva. Muret suurendas veelgi see, kui Indoneesia panga asekuberneriks sai Thomas Huandono, kes on president Prabowo enda õepoeg. Indoneesia pank on riigi keskpank ja tema ülesanne on teha olulisi otsuseid raha ja intressimäärade kohta. Ametisse nimetamine oli seaduslik ja see läbis parlamendi. Kuid mõned investorid muretsevad, et valitsusel võib olla suurem mõju keskpangale. Seetõttu ei vaata investorid ainult ühte probleemi. Nad näevad suurt valitsuse kulutamist, oluliste ametnike vahetusi, korruptsioonijuhtumeid ja küsimusi selle kohta, kui sõltumatu on keskpank otsuste tegemisel. Seega, kuigi ametlike andmete kohaselt majandus endiselt kasvab, on suur küsimus, kas inimesed ja investorid usaldavad jätkuvalt seda, kuidas valitsus riiki juhib. Alguses muretsesid paljud ettevõtted, sest polnud selge, kui suur saab olema TSI kontroll. Hiljem ütles Tanantara, et alguses jälgib TSI esmalt toodete müüki teistesse riikidesse.
See ei võta kohe kogu eraviisiliste eksportijate tööd üle. Kuid aja jooksul muutub DSI roll suuremaks. Valitsuse jaoks aitab see kaasa sellele, et rohkem välisvaluutat jääb Indoneesiasse ning tagab, et ettevõtted deklareerivad õigesti oma tulu ja maksud. Aga mõne ettevõtte ja investori jaoks tähendab see ka lisareegleid. Kui on palju uusi reegleid ja need sageli muutuvad, on ettevõtetel raskem planeerida. Samal ajal püüab Indoneesia ka uusi välisinvestoreid meelitada. 2026 aasta juulis võttis parlament vastu seaduse rahvusvaheliste finantskeskuste loomiseks. See on nagu eriline äripiirkond suurtele pankadele ja investoritele välismaalt. See võib tekkida palil. Sisse tulevatele investoritele on samuti suured eelised. Mõned kvalifitseeritud ettevõtted võivad kuni 50 aastat mitte maksta ettevõtte tulumaksu. Nad võivad kasutada ka välisvaluutat ning neil on eriline viis, kuidas kiiremini äriprobleeme lahendada. Seega teeb Indoneesia justkui kahte asja korraga. See piirab rohkem raha väljavoolu riigist, kuid samal ajal pakub see suuri eeliseid, et meelitada uut raha sisse. Kuid mitte kõik investorid ei kaotanud usaldust turu vastu. Juulis tõusis Jakarta aktsiaindeks üle 10% pärast suurt langust. Mõned välisinvestorid hakkasid taas ostma Indoneesia aktsiaid, sest nende arvates on mõnede suurte ettevõtete hinnad juba odavad. Investeerimisfirma Alan Gray investeeris esimest korda Indoneesiasse. Häid uudiseid tuli ka ettevõttelt S&P, mis on rahvusvaheline firma, mis hindab, kui turvaline on mõnele riigile laenu anda. See säilitas Indoneesia hea krediidireitingu. See tähendab, et S&P usub endiselt, et Indoneesia suudab oma võlad tagasi maksta. Seega ei tähenda see, et Indoneesia majandus kohe kokku kukub. Sellel on endiselt suur turg, palju loodusvarasid ja majandus kasvab jätkuvalt. 2026 aasta teises kvartalis kasvas majandus 5,29%. Suurim probleem praegu on usaldus. Kui valitsuse reeglid on selged ja mitte liiga sageli muudetavad, võivad rohkem investorid tagasi tulla. Aga kui reeglid jätkuvalt muutuvad ja raha liikumist rohkem piiratakse, võivad rohkem investorid karta raha Indoneesiasse paigutada. Üks asi, mida samuti jälgitakse, on MSCI otsus. MSCI andis Indoneesiale aega kuni novembrini 2026, et lahendada probleemid aktsiaturul. Kui see lahendatakse, võib Indoneesia jääda arenevate turgude gruppi, aga kui mitte, võib see sattuda madalamasse piiriturgude gruppi. Kui see juhtub, võivad mõned investorid taas Indoneesiast raha välja viia. Seega ei saa veel öelda, kuhu Indoneesia suundub. Selle majandus on paljudes valdkondades endiselt tugev, kuid suur väljakutse on nüüd see, kas valitsus suudab säilitada ettevõtete ja investorite usalduse, samal ajal, kui ta muudab raha ja ärireegleid. Kui investorid jätkavad usalduse kaotamist ja korruptsioon Indoneesias veelgi suureneb, ei tähenda see, et riik ühel päeval järsku kokku kukub. Tõenäolisem on, et probleem kasvab järk-järgult. See on nagu dominoefekt. Kui üks osa majandusest nõrgeneb, võib see mõjutada ka teisi. Esimesena saab löögi uued investeeringud. Enne kui välisettevõte ehitab suure tehase, vaatab ta kõigepealt, kas seadused on selged, kas tema raha on turvaline ja kas valitsuse reeglid ei muutu ootamatult. Kui ettevõte näeb, et on palju korruptsiooni või reeglid muutuvad pidevalt, võib ta otsustada ehitada tehase hoopis Vietnamis, Malaisias või mõnes teises riigis. Näiteks oli üks ettevõte, kes plaanis ehitada tehase Indoneesiasse ja palgata 5000 töötajat. Kui ettevõte loobub, ei kao ainult investeering, kaob ka 5000 otsest töökohta. Samuti jäävad ilma lisatööst ehitajad, veokijuhid, tarnijad, restoranid ja teised kohalikud ettevõtted, kes oleksid tehase tõttu tulu teeninud. Seetõttu, kui investeeringud vähenevad, võib ka uute töökohtade loomine aeglustuda. See on Indoneesia jaoks oluline, sest seal on väga suur rahvaarv ja igal aastal vajavad paljud noored tööd. Kui rohkem inimesi otsib tööd, kuid uusi ettevõtteid ja tehaseid on vähe, on raskem leida head töökohta. Ka palgatõus võib aeglustuda. Järgmisena võib mõju alla sattuda ka ruupia. On investoreid, kes ei ehita tehaseid. Nad ostavad Indoneesia aktsiaid ja pangatähti. Kui nad hirmu tunnevad, saavad nad selle raha kergemini välja võtta. Nad müüvad oma investeeringud maha ja vahetavad ruupiad USA dollarite vastu enne, kui raha Indoneesiast välja viivad.
Kui väga paljud investorid otsivad korraga dollareid, võib ruupia veelgi nõrgeneda. Ja kui ruupia nõrgeneb, muutuvad Indoneesia jaoks välismaalt ostetavad tooted kallimaks. Näiteks kujutame ette, et üks imporditud masin maksab $1000. Isegi kui selle hind Ameerikas ei muutu, vajab Indoneesia ettevõtte nõrgema valuuta korral sama masina ostmiseks rohkem ruupiaid. Sama kehtib ka mõnede ravimite, elektroonikakomponentide, toorainete ja kütuse kohta. Kui ettevõtete kulud kasvavad, võivad nad oma toodete hindu tõsta, et katta lisakulud. Siin hakkabki tavaline inimene probleemi tundma. Võivad tõusta toidu, transpordi, kullerteenuste ja teiste igapäevaste vajaduste hinnad. See on veelgi suurem probleem, kui nafta on ka maailmaturul kallis. Indoneesia on nafta impordija, seega peab ta suure osa vajaminevast toornaftast ja kütusest ostma teistest riikidest. Kui nafta on kallis ja ruupia nõrk, peab Indoneesia maksma veelgi rohkem. Valitsus võib otsustada inimesi aidata kütuse subsiidiumiga. Subsiidium on raha, mida valitsus annab selleks, et kütuse hind kohe liiga palju ei tõuseks. Näiteks, kui toote tegelik hind on $100, aga valitsus tahab, et inimesed maksaksid ainult $60, siis maksab valitsus ülejäänud $40 kinni. See aitab tavalisi peresid, kuid need $40 tuleb võtta valitsuse eelarvest. Kui liiga palju raha läheb toetusteks, jääb teiste riigi vajaduste jaoks vähem raha alles. Võib juhtuda, et koolideks, haiglateks, teedeks, üleujutustõrjeks ja muudeks projektideks jääb vähem raha. Kui eelarvest ikka veel ei piisa, võib valitsus laenu võtta. Siin on tähtis investorite usaldus. Kui usaldus riigi vastu on kõrge, on tavaliselt lihtsam ja odavam raha laenata. Aga kui laenuandjad muretsevad, võivad nad küsida kõrgemat intressi. Mõtleme, et on 2 inimest, kes tahavad laenu võtta. Esimene on tuntud selle poolest, et maksab alati õigel ajal. Teise puhul pole kindel, kas ta suudab tagasi maksta. Tõenäoliselt küsitakse teiselt inimeselt kõrgemat intressi, sest risk on suurem. Sama on ka riigi puhul. Kui valitsusel on kallim raha laenata, läheb suurem osa eelarvest laenu ja intresside maksmiseks. See tähendab, et tavainimestele mõeldud teenuste jaoks jääb jälle vähem raha alles. Nüüd vaatame korruptsiooni mõju. Korruptsioon ei tähenda ainult seda, et üks ametnik varastab raha. See võib muuta valitsuse projektid kallimaks ja nõrgemaks. Näiteks, kui on $100 ja $20 läheb altkäemaksuks või liiga kallile lepingule, siis jääb ainult $80 tegelikult tee jaoks kasutada. Võidakse kasutada odavamaid materjale. Tee võib olla lühem kui plaanitud, projekt võib ka kergemini katki minna. Paberil on siiski kirjas, et valitsus kulutas $100, aga inimesed ei saanud tegelikult $100 väärtuses kasu. Sama võib juhtuda ka kooli, haigla, silla, raudtee ja teiste projektidega. Veelgi ohtlikum on, kui korruptsioon satub valitsuse lepinguid võitvate ettevõtete valikusse. Näiteks on 2 ettevõtet. Esimene on odavam ja teeb paremat tööd, teine on kallim ja teeb kehvemat tööd, kuid tal on ühendused ühe valitsusametnikuga. Kui teine ettevõte võidab tänu altkäemaksule või sidemetele, kaotavad maksumaksjad. Kulutatakse rohkem raha, aga tulemus on kehvem. Kui see juhtub korduvalt, võivad ausad ettevõtted loobuda. Nad võivad mõelda, et heal teenusel pole mõtet, kui võitmiseks on vaja ainult sidemeid. Aja jooksul võib nõrkade ettevõtete arv kasvada, kui nad loodavad rohkem sidemetele kui oma töö kvaliteedile. See võib mõjutada ka maksude kogumist. Kui suured ettevõtted või rikkad inimesed väldivad korruptsiooni tõttu õiget maksude maksmist, laekub riigile vähem raha, kuid nende eest tuleb siiski maksta. Õpetajatele, arstidele, politseinikele ja riigitöötajatele tuleb ikka palka maksta ning projekte rahastada. Sellepärast võib valitsus olla sunnitud rohkem laenu võtma, tõstma muid makse või vähendama mõningaid teenuseid. Lõpuks võivad tavalised inimesed maksta korruptsiooni tõttu kaduma läinud raha eest. See mõjutab ka inimeste usaldust. Kujuta ette, et töötad korralikult ja maksad makse, aga näed, et mõni ametnik või ärimees saab korruptsiooni tõttu rikkaks ja korruptsioon jääb karistamata. Võib-olla arvavad mõned inimesed, et süsteem pole õiglane. Kui inimeste usaldus valitsuse vastu väheneb, on seadusi raskem rakendada ja inimesi on raskem veenda makse õigesti maksma.
on veel üks mõju, mis ilmneb pikema aja jooksul. Võib juhtuda, et oskustöölised ja ettevõtjad lahkuvad riigist. Näiteks mõni andekas Indoneesia insener, arst, programmeerija või ettevõtja. Kui ta tunneb, et reeglid on selgemad ja võimalused paremad Singapuris, Austraalias või mõnes teises riigis, võib ta sinna kolida. Kui paljud teevad seda aastaid, ei kaota Indoneesia ainult raha. Kaovad ka inimesed, kes suudavad luua uusi ettevõtteid, uut tehnoloogiat ja uusi töökohti. Seda nimetatakse ajude äravooluks. See võib mõjutada isegi väikest ettevõtet, millel pole aktsiaturuga mingit pistmist. Näiteks on Jakartas väike restoran. Kliendid on kohalikud ja nad ei investeeri aktsiaturule, kuid tema külmik on imporditud, osa seadmetes sisaldab imporditud osi ja tarneauto kasutab kütust. Kui ruupia on nõrk, võivad kõik need kulud tõusta. Kui restoran tõstab hindu, võib klientide arv väheneda. Kui hindu ei tõsteta, väheneb kasum. Omanik võib otsustada mitte palgata uut töötajat. Raskemas olukorras võib ta olla sunnitud töötajaid koondama. Seetõttu ei ole investorite usalduse probleem ainult rikaste inimeste või aktsiate ostjate mure. See võib mõjutada ka väikeettevõtteid ja tavalisi töötajaid. Ka infrastruktuuri ehitamine võib aeglustuda. Indoneesia on väga suur ja koosneb tuhandetest saartest. Selleks on vaja palju sadamaid, lennujaamu, teid, elektrijaamu ja kommunikatsioonisüsteeme, et inimesed ja kaubad saaksid kiiresti liikuda. Paljud sellised projektid nõuavad neid suuri investeeringuid ja välistehnoloogiat. Kui investoreid jääb vähemaks, võivad mõned projektid viibida või nende teostamine muutuda kallimaks. Kui transport ja infrastruktuur on nõrgad, muutub toidu ja toodete vedamine ühest kohast teise samuti kallimaks. Ja kui transpordikulud on kõrged, võib ka tavalise tarbija poolt makstav hind tõusta. Seega, kui investeeringute puudumine ja kasvav korruptsioon kokku panna, võib tekkida selge ahelreaktsioon. Esiteks väheneb uute investeeringute hulk. Seejärel aeglustub töökohtade loomine. Kui investorid viivad palju raha välja, võib ruupia nõrgeneda. Kui ruupia on nõrk, võivad imporditud kaubad ja bensiin kallineda. Kui valitsuse ja ettevõtete kulud kasvavad, on uute projektide ja töökohtade loomine raskem. Ja kui süsteemis on veel korruptsiooni, jõuab vähem raha tegelikult inimesteni. Kuid oluline on selgelt mõista, et see ei tähenda, et kõik see kindlasti Indoneesias juhtub. See on vaid stsenaarium, kui usalduse kaotus ja korruptsioon jätkuvalt süvenevad. Indoneesia on siiski suur riik. Sellel on palju loodusvarasid, suur rahvaarv ja väga suur kohalik turg. On endiselt investoreid, kes usuvad riigi pikaajalisse tulevikku. Seega on endiselt võimalus suuremaid probleeme vältida. Kui reeglid saavad selgeks, siis on valitsuse eelarvega ettevaatlikum. Vastutusele võetakse need, kes on seotud korruptsiooniga ning keskpank jääb otsuste tegemisel sõltumatuks, võib usaldus taastuda. Kui usaldus taastub, on lihtsam rajada uusi tehaseid ning luua ettevõtteid ja meelitada investeeringuid. Kui ettevõtteid tuleb juurde, võib suureneda ka töökohtade arv ning tavaliste inimeste sissetulek tõusta. Aga kui juhtub vastupidi ning korruptsioon kasvab ja reeglid muutuvad ootamatult, on ettevõtteid palju raskem veenda oma raha Indoneesiasse paigutama. Ja kui see kestab kaua, siis suurim kaotus riigile ei ole ainult dollarid või aktsiad. Kaovad ka tehased, mis oleksid võidud ehitada, töökohad, mis oleksid võinud tekkida, ettevõtted, mis oleksid võinud kasvada ja võimalused, mis oleksid võinud minna järgmisele põlvkonnale.